Et tõesti, ma jätkan siin, kus Lauri lõpetas. Täna siis Reformierakond ja Eesti 200 hääletasid korruptsioonivastase erikomisjoni istungil maha arutelu, mis puudutas e-valimisi ja täpsemalt turvaohte ja lünki auditeerimissüsteemis, mida tuvastas TalTechi teadlane Tarvo Treier. Ja hämmastav, et küsimust, mis on otseselt seotud meie demokraatliku korraga, siis ei soovi koalitsioonisaadikud üldse arutada. Aga tuleb välja, et muidugi valimiste läbipaistvus, isegi ka julgeolek, tegelikult see on ka julgeoleku küsimus, pole Reformierakonna ja Eesti 200 jaoks tähtis. Ja nagu näha, siis mida kardeti, siis kõige rohkem on see, et võimalikud need e-valimiste turvaohud saaksid laiemalt avalikuks. Nimelt siis teadlane tuvastas, et e-valimiste auditeerimissüsteemis on mitmeid lünki, mis tegelikult see asi käis korra ka meediast läbi. Ja näiteks süsteem jättis tuvastamata sellised asjad, kui näiteks lisati kummitushääl. Samuti süsteem luges kehtivaks e-hääle isegi siis, kui näiteks valija oma valikut hiljem jaoskonnas pabersedeliga muutis. Süsteem jättis tuvastamata ka sellise ohu, kus kehtiv e-hääl tunnistati kehtetuks. Või muudeti näiteks e-häälte järjekorda. No need on päris tõsised turvaohud, mida praegune auditeerimissüsteem üldse ei tuvasta ega ei näe. Ja seejuures, mis on oluline ja millele ma eelkõige soovisin ka vastust saada tänasel istungil. Nimelt see info, mis oli nende turvaaukude kohta, siis teadlase kohta, mis siis turvaaukude kohta teadlane teada sai. Kogu selle info teadlane saatis riigi valimisteenistusele 18. veebruar 2025, eelmise aasta veebruar. Kuid seda infot valimisteenistus hoidis saladuses. Valimisteenistus andis avalikkusele nendest ohtudest teada alles 9. detsembril, mis oli päev pärast seda, kui kõik e-hääled hävitati, mis anti kohalikel valimistel. Ehk siis 8. detsember hävitati e-hääled, 9. detsember valimisteenistus teeb avalikuks selle raporti ja need võimalikud ohud. Rääkimata sellest, et valimisteenistusel oli piisavalt pikk aeg tegelikult, et kõik need puudused kõrvaldada kohalikeks valimisteks, et auditeerimissüsteem oleks korralik, et see näeks võimalikke manipulatsioone läbi. Seda ei tehtud ja seda infot varjati. Ja täna me ei saanudki vastust sellele küsimusele, et miks siis varem avalikkust ei teavitatud, et kas seda infot nende turvaohtudele saadeti ka valimiste audiitorile, et need vastused kusjuures muutusid. Näiteks ülekanne istungist kestab täpselt sinnamaani, kus siis valimisteenistus ütleb, et neil polnud aega ja nad tegelesid valimiste ettevalmistusega. Siis ülekanne katkeb, nagu ma ütlesin, koalitsioon hääletas selle arutelu vastu ja ka ülekanne peatati. Aga mul on küsimus selle kohta, et mis mõttes valmistuti valimistest, aga kas ohtudest teavitamine ei peaks olema ka osa ettevalmistusest? Valijate teavitamine, seadusandja teavitamine. Ja see, et selline asi maha vaikiti, see on ju ka otsene korruptsioonioht. Ja korruptsioonivastane erikomisjon on väga õige komisjon, kus seda teemat arutada. Ja veel üks oluline aspekt, mida teadlane tõi välja istungil. Tegelikult need manipulatsiooniohud, mida teadlane avastas, tegelikult läbi selle ta näitas ära ka valimisteenistusele, kuidas on võimalik nii-öelda sisemiselt rünnata seda, et kuidas siis tekitada need manipulatsiooni. Ehk siis valimisteenistusel oli olemas siseinfo, kuidas on võimalik e-valimisi rünnata. Ja neil oli võimalik tegelikult ka teoreetilist manipuleerida, aga seda infot hoidi saladuses ja audiitorsüsteemi ei muudetud kohalikeks valimisteks. Ja kas koalitsioonisaadikud tahavad ikka öelda, et see teema ei ole korruptsioonivastase erikomisjoni pädevus? Et mida te üritate varjata? Et kindlasti need, kellel on võimalik, vaadake see ülekanne järgi, see on olemas nii minu Facebooki lehel, see vist on üleval ka Postimehes, et tegelikult seal on väga suur osa filmitud sellest, et mida siis rääkis teadlane ja mingi osa oli filmitud tegelikult ka pärast seda, kui ülekanne katkestati, et ma loodan, et mul õnnestub ka see mingi hetk üles laadida. Aga aitäh teile ja jätkame võitlust.